Surm väsinud meie oleme jõudnud Kuala Lumpurisse, aga nagu video pealkirjast näha, siis ei ole meie lõppsihtkoht, ehk siis väike vahepeatus. Ja lendame sama targalt kiiresti ka edasi kohe. Peaks mingi 10 minuti pärast boarding hakkama, nii et meid ootab ees nüüd veel peale 8 tundi lendamist, siis peaaegu 10 tundi. Lendame odavlennufirmadega, ehk siis lennukid on üsna vanad, erilist mugavust ei ole. Süüa ei saa. Süüa ei anta, jah. Üliveider. Vett me ei istu isegi kõrvuti, võib-olla ma ei tea, vaatame, kas annab vahetada. Ja vett võib-olla ka ei saa vedada, ma ei tea, kuidas see reeglid on, aga me oleme kuulnud, et sinna, kus me lähme seal, ehk siis Austraaliasse, et sinna ei saa oma veega. Ehk siis võid osta lennujaamast vett, aga võetakse kuskil veel ära. Ma ei tea, mingi turvakontroll juba korraks oli, seal me andsime vee ära, aga nüüd peale seda veel sai veed ära täita uuesti. Ma ei tea, vaatame. Igatahes lähme, ma ei tea, proovime kuidagi üle elada selle. Maarja tegelikult magas terve eelmise lennu, aga suht zombi tundub. No ikka väga. Ja eriti kõige magada ka ei saanud. Mitte, et meil võileibadest koppees ei oleks, aga võtsime kiirelt saabi. Hind oli isegi täitsa okei. Austraalia kohta 16 eurot läks vist see kokku. Plus vesi oli muidugi küll. Suur vesi oli 3 midagi. Aga pea käib megalt ringi, väss on peal. Tuba iseenesest tundub väga okei. Huntsmani kontrolli tegime ka minu jaoks just ära. Ühesõnaga, on lootust, et saame siin magada ilusasti ja näeme juba homme. Tere hommikust! Elasime esimese öö üle. Ükski Huntsman kassu ei tulnud. Ükski elukas ei hammustanud. Vetsupotist madu vastu ei vaatanud. Tänava peal krokodille ei ründanud. Ja üldiselt tundub kõik suhteliselt tore ja sõbralik siin. No, me ei ole tegelikult rääkinud, et mida üldse me plaanime või mis me siin teeme, et working holiday viisa, nagu ikka, eestlased. Kõik teised ka. Jah, plaan on siis jääda aastaks, eelduslik plaan, et vaatame, kuidas kas õnnestub mingit tööd siin leida, et Austraalia, meie sihtkoht siis selle reisi mõttes oli ja vaatame, kuidas hakkab meeldima piirkonna osas lihtsalt võtsime siukse kõige teada-tuntuma koha alustuseks. Ehk siis oleme Sydneys. Jah, seda ilmselt sai mainitud ka juba. Et jah, täna meid tervitab väga vihmane ilm, aga proovime ikkagi juba ajada korda mingid olulised asjad. Ehk siis telefoni SIM-kaardid, pangakonto, TFN-i numbri peaks ära taotlema ja auto otsimisega tegeleme ka või Sander tegeleb väga aktiivselt, aga veel ei ole nagu edusamme olnud selle osas, et lihtsalt hoiab turul silma peal väga aktiivselt. Ja midagi tuleks siis lähiajal leida, sest et esimese ööbimise võtsime nädalaks ja Granville'i kanti. Või Granville'is olemegi. Väga, mina käisin just jalutasin, tõin SIM-kaardid meile. Väga mõnus koht, natuke niiske, aga iseenesest väga mõnus. Peale pikka Eesti talve on ülimõnus, jalutada astud T-särgi veel õue, siis mingid veidrad pika nokaga ja kõvera pika nokaga toonekurad vaatavad vastu ja üliäge on. Ainus asi, mis oli eile siia jõudes, oli see, et mina
väga suur ämbliku hirmu all kannatav inimene. Tulen Austraaliasse ja olen siis kõvasti lugenud, et noh, uksi aknaid ei tohi lahti hoida. Et noh, need huntsmanid siis, keda ma toas kõige rohkem kardan, siis need nii-öelda jah, võivad tuppa sattuda ja putukavõrk on ilmselgelt oluline ja mida me esimesel õhtul kohe hotellitoas näeme, et koristaja oli rõduukse lahti jätnud. Yeah. Õhku liiguks natuke, väga loogiline käik. Ja nüüd kui päeval vaadata, siis rõdu on ka ilus puhas ja tegelikult on kõik hästi. Putukavõrku lihtsalt ei ole ees ja tõesti rõduuks oli teadmata kaua lahti eile. Aga tegime siukse kerge Huntsmani kontrolli toas üle, nii et ma usun, et me oleme safe ja nagu küll ma sellest hirmust mingi hetk siin lahti ka saan. Aga nüüd lähme ja vaatame, kas meile antakse meie pangakaardid kätte, mis me oleme ette tellinud. Me oleme lihtsalt nii eestlased, et väljas sajab vihma ja me oleme ikka nii õnnelikud ilma vihmavarjuta ka. Nüüd küll ostsime, aga väljast tuleb sooja vihma. Niimoodi, et ma saan siin all kõndida lühikese käisega. Ja mul ei ole külm. Mis see teeb nii õnnelikuks. Me täna saanud käia oma pangakaartidel järel. Sander sai telefoninumbri, mina vist saan ka õhtul, tegeleme sellega. Me oleme jõudnud käia ühte autot vaatamas. Toyota RAV4 siis, ma ei tea, mis aasta oma. 2006. Aga noh, ütleme, et müüja ei olnud kõige usaldusväärsem, et me veel mõtleme ja võib-olla homme tellime selle kontrolli, mis siin saab tellida autodele, et oleks natuke kindlam. Ja nüüd siis käisime, kuna me Marylandsis juba olime, see on siis selle Granville'i kõrval kohe, siis käisime ühes kaubanduskeskuses ja käisime Kmartis ja see oli väga tore kogemus. Seal olid odavad asjad ja hästi ilusad asjad ja seal käis Royal Oatse laul, nii et meile väga meeldis. Väga tore oli. Ja siis Aldis käisime ka nüüd. Ja nüüd meil on kotitäis toitu. Ja teeme teile hauli, kui koju jõuame. Lähmegi koju. Nüüd lähme ja hakkame toimetama. Meil on igast asju vaja veel ajada täna. Ja. Me jõudsime nüüd oma esimesse majutusse tagasi. Näitame kiirelt, mis me kokku ostsime. Tänased päevakulutused kokku olid 97 eurot. Ja selle sees siis 30 eurot on sinu SIM-kaardi kuumakse ja. Vihmavari, sest et hommikul sadas. Päeval väga palju vaja ei läinud rohkem, aga $5. Ei, $8. Nii. Kmarti ostud. Selline asi, kuna homme teeme rannapäeva, siis mõtlesime sellele, et siin on sees mingid värvid, pintsel ja ma saan rannas tegevust peale telefonis passimise päevitades ka. Rannalina. Sest mida muud me Austraalias teeme, me tulime tööle, räägime küll, et me oleme Austraaliasse tööle, working holiday, aga alustame holiday'st. Holiday on kõige tähtsam. Ja mulle juukseklamber. Mulle on näha normaalselt. Nii, siin vist rohkem midagi ei ostnud. Ja ossanuga liigume Aldi ostude juurde. Kes New Yorgi vlogi vaatas, siis teab, et sealt hakkas meile meeldima igatahes soolane ja magus popcorn. See oli seal mega hea, nii et vaatame, kuidas Austraalia oma on. Karbitäis värskeid maasikaid, $3. Makaronid, 99 senti. Ja. Ja. Lihapallid. Terve suur karbitäis, $5.50. Need siis hinnad ütleme dollarites, nii nendel, mida mäletame või mis on olulised. Nende hinda ma ei mäleta, need on $1, 4 tükki. Okay. Nii. Mingi jogurt, passion fruity oma. Tundus normaalne, see oli $4. $4. Ja.
see on mingi kookosjäätis. See oli äkki 5,50. Midagi sellist võis olla. Vanilje mingi pudingulaadne või mingi, mis iganes asi see on maasikate peale. See oli 2 midagi. No ikka väga odav. Siis päiksekreem, sest homme on rannapäev. Selle hind äkki oli kuskil $3, ma arvan. $4. $4. Smuuti. See oli 4,50 äkki jälle. Võimalik. Vesi oli ka mingi 79 senti äkki. Midagi sellist. Söögi tegemiseks 1 koor. Ja Maarja käes on siis meie kõige tähtsam ingveri õlu. Alustame Austraaliat mingi kohaliku kraamiga ka. Nii et Ühed täna õhtul ja homme randa ka. ja õnnistame selle Austraalia teekonna sisse. Tere reede hommikut! Meid tervitab mõnus päiksepaisteline ilm ja lubab mingi 26 kraadi sooja. Nii et mida me teeme? Lähme randa. Vahelduseks natuke sellele organiseerimisele ja dokumentatsiooni asjade ajamisele ikkagi naudime ka, nii et võtame suuna Bondi Beachile, kuhu peaks olema umbes pooleteisttunnine teekond siis. Esimene sai Austraalias. Kõige parem. Aga me oleme jõudnud Bondi Beachile. Ma arvan, et juba natuke ära põlenud ka. UV-indeks oli mingi 8. Ja edasi me lähme natuke jalutame siin. Lähme vaatame mingit randu veel. Ja siis lähme bussile ja järgmist autot vaatama kuhugi piirkonda, mis on meie kodu juurest siin mingi 2 tundi rongiga, päris kaugele. Nii et jah. Täiesti läbi võtnud. Üleni märjad. Me olime varjus. Meil on auto. Me alles õpime sõitmist õigel pool teed. Meie mõistes valel pool teed. Nende mõistes õigel pool teed. Aga me oleme teel sinna suunas, et me üritame hakkama saada. Nii et me praegu veel sõida kuhugi, ma panen kõigepealt Waze'i sisse, kuhu me peame sõitma. Aga meie auto on Toyota RAV4. 2006. Jah, pole olnud sellist auto. Pole teab mis uus. Ja pole ka sõitnud üks autoga varem. Paneks kässärga peale. Pole absoluutselt teadlik, kuidas või mis, aga täitsa viisakas tundub. Jaa, müüja tundus aus. Jah. Nii et nüüd me lähme vaatame, kas peab tolliteed maksma või kuidas need reeglid üldse on. Vaatame, kuidas me koju saame. Meil on auto, meil on kodu, aga me ei tea, kuidas need 2 omavahel kokku viia praegu. Jah. Aga see on selline auto, mille saab tegelikult ka koduks teha, kui vajadus tekib. Üsna mõnus ruumikas. Väga palju ruumi on taga tegelikult. Nii et mõnus. Kuna Sander teeb meil homme Whitecardi koolituse, siis tal on vaja osta kaitseprillid, kaitsevarustus, mis iganes asjad selle jaoks, nii et ehituspood. Tere õhtut vist on juba nüüd õige öelda. Andke mulle andeks minu lokine välimus, meil ei ole siin ei sirgendajat ega fööni. Plaan on need esmajärjekorras muretseda. Aga täna oli siis hommikul kella 9 alates Sandril Whitecardi koolitus
just praegu lõppes. Nii et nüüd ongi meie plaan minna kaubanduskeskusesse, kuna ütleme jah, et need riided kõik, millega me siia tulime, on juba päris kopa ette visanud ja oleks vaja natuke täiendada oma kappi. Kohaliku ilma järgi ka siis tuleks minna shoppama natuke. Ega me hulluks ei lähe, tööd meil ju veel ei ole, nii et ei tohi väga palju raha kulutada, aga lähme vaatame natukene poes ringi ja siis õhtuks on plaan, kui vähegi normaalne ilm on. Täna terve päev tegelikult lubas vihma, aga on päike olnud, mis tundub, et siin on suht tavaline, et ilm on täiesti vastupidine sellele, mis ilmateade näitab. Et siis lähme õhtul lõpuks selle ooperiteatri juurde ka, lähme vaatame sellega lõpuks üle. Ja peaks olema veel linnas ka mingi ilutulestiku show iga laupäev. Lähme vaatame. Kolmas päev koha peal ja tänasega võib siis öelda, et Sydney kõige suurem vaatamisväärsus on meil nähtud. Ehk siis käisime, vaatasime teiselt poolt seda lahte ooperimaja üle. Täitsa ilus asi teine. Nii suur linn tundub siit poolt. Või muidu me oleme ka aru saanud, et on suur, aga... Pigem tundub laiali siuke nagu madalad majad ja laiali, aga siit vaadates on küll siuke. Annab veits New Yorki vibe'i. Päris äge. Aga täna õhtul kell 9 peaks olema Darling Harboris ilutulestik. Vist toimub iga laupäev, aga meie oleme esimest laupäeva siin, nii et hakkame sinna poole liikuma. Lähme vaatame. Me jõudsime nüüd kohale. Siin on päris palju rahvast, nagu oli ka arvata. Vaatame, kus siis kõige parem vaade on ja loodame, et oleme heas kohas. Kui ei ole, siis järgmine kord paremini. Mega vinge. Eestis on vana aasta õhtul alati mega külm. Üliharjumatu on vaadata T-särgiga istudes kuskil, vaadata ilutulestikku. Ja Eestis on see pigem taunitud, kõik virisevad kogu aeg, et ei tohi ja nõme ja loomad ja keskkond ja mida iganes. Sellest me saame tegelikult aru ka. Aga väga võimas oli siin. Õige, aga see on kuidagi teistmoodi. Väga äge oli. Tõesti lühikeste käistega lihtsalt istud siin ja vaatad, suu ammu oli 7 minutit kestis. Tere hommikust! Tere hommikust! Kell on meil saanud 10:24 ja me oleme jõudnud juba autosse. Oleme siis minemas pühapäevasele roadtripile, ühtlasi ka oma esimesele roadtripile Austraalias. Lähme vaatame ringi Sydney ümbruses. Ma ei tea, kui ümbruseks seda nimetada saab. 126 kilomeetrit on esimesse peatuspunkti ja umbes 2 tundi sõitu. Lähme vaatame üle sellise koha nagu Gerringong, äkki oli? Gerrington. Ma arvan. Ei ole kindel. Ja siis vaatame, kas me lähme üldse sealt veel edasi ka või hakkame juba tagasi poole trippima, et vahemaad on ikkagi päris ajakulukad. Aga jah, lähme vaatame, kas saame natuke rannas olla ja vaadata, mida see Austraalia loodus endast kujutab. Me jõudnud oma esimesse peatuspunkti, Gerringong ja täpsemalt oli vist Tasman Drive. Ja mega vinge on, ikka loodus on võimas ja sõita on äge ja... Auto on ka ikka vist suhteliselt must have Austraalias, sest
linna piiridest välja, kõik muutub nii palju. Nagu kõik on teistsugune. Mis me siis näinud oleme? Sisalikku. Sisalikku nägime, Koalat ei näinud, aga... Koalat nägin, aga ta oli lapikuks sõidetud. Kahjuks küll, jah. Ja igast huvitavad lõhnad, ägedad puud. See loodus on ikka nii teistsugune, et väga võrratu. Ja nüüd edasi põrutame Jervis Bay äärde, oli vist selline nimi. Vaatame, kas me saame kuhugi randa minna. Sest siin ei hakka, jah. Siin tunduvad need lained vist veits liiga hullud, võib-olla otsiks mingi siukse paradiisikama ranna, kes on ka väga juba ilus. Vaatame. Kõht hakkab ka vaikselt tühjaks minema, nii et varsti on vaja sellega ka tegeleda. On piknik, võtsime saabivõikusid, marju, muffinid, mingid joogid. No see vaade on lihtsalt siin, ütleme nii, et väga sõnu ei ole selle jaoks vaja. Nii et nüüd siis vedame mõned tunnid vähemalt siin. Meil on 4. päev vist laussis ja me käime paljajalu. Lähme auto juurde tagasi. See ei ole väga normaalne. Endiselt kardan ämblikke ja madusid. Me käisime ära selles ilusas rannas, kus me filmisime ka. Ma ei tea, kas põlesime veel rohkem ära, kui me juba põlenud olime või oli okei. Eks me näeme. Igatahes väga ilus rand oli. Julgeksin ka öelda, et ma arvan, et kõige ilusam rand, kus ma üldse käinud olen. Võimalik. Vesi oli väga mõnus, selge, puhas, ilus. Ja. Kuigi ka eks vännitripil oli tegelikult mega palju mega ilusaid randu. Jaa, seda küll, aga ikka teistmoodi on see kõik siin. Ja väljas on soe vesi, on mõnusalt siuke jahutav. Et ei, väga väärt oli. Ja nüüd jõudsime omadega Kangaroo Valley'sse, kuhugi leviauku looduse keskele, kus on kängurud ja vombatid vabas looduses. Neid saab lihtsalt käia vaatamas ja jalutamas. Just praegu autoaknast välja vaadates on ka 3 tükki seal pead heina sees püsti vastu vaatamas. Üks suur ja 2 pisikest. Ja ma teen neist just pilti. Nii et jah, ühesõnaga nüüd meil on aega 2 tundi, et sõita koju veel ka siit kuskilt ja meil ei ole netti, ehk siis meil ei ole kindlat mapsi, ehk siis me lähme enam-vähem nii nagu Veis näitab offline'is, võib-olla mingid teeblokid ees, eks me näeme, kuidagi peame saama. Ja me oleme kuulnud, et tegelikult ei tohiks pimedas Aussis väga sõita, sest et või päikseloojang ajal just eriti, et just kängurude pärast. Nad kipuvad auto peale ette hüppama. Jah, esimene känguru, keda me nägime, oli samuti kahjuks auto alla jäänud. Ühesõnaga, hakkame kodu poole tripima. Tegime Mäkis väikse peatuse, kuhud läksid natuke tühjaks, liiga tühjaks. Meil on veel mingi tund aega, natuke peale natuke üle tunni vist sõita ja koju. Jah, nii et lähme ka edasi. Ja hinnad muidu ka on sellised, et see Mäki jäätis maksis 50
Aussi sentidesse, Aussi dollari senti. jah, Ja. 30 senti eurodes siis umbes. Täna on meil 5. päev Austraalias ja tänane hommik algas siis sellega, et mina käisin ära vaatamas üle oma töökohta. Homme hommikul lähen tööle. Ehk siis üks asi jälle korras. Kuna meil homme on viimane päev siin korteris olla ja ülehomme peame juba välja kolima, siis hetkel lähme vaatame üle ühe korteri. Asub siis minu töökohale üsna lähedal. Ehk siis selles mõttes hea, aga äärelinn, et võib-olla Maarjal on siis seiklemist natuke rohkem, kui tema kuskile rohkem keskel oma töö leiab. Eks vaatame seda, aga kõigepealt ei lähe mitte tegelikult korterit vaatama, vaid käime ka kaubanduskeskuses läbi, sest et jälle on vaja shoppama minna. Sandril on vaja tööjalatseid oleks vaja homseks ja lühikesi pükse, sest siin on soe. Hetkel auto on natuke aega päikse käes seisnud ja temperatuur näitab 33. Wow. No võt, et jah, praegu on seda toimetamist nii palju, ei oska teid kuidagi kaasata. Nii palju nendesse asjadesse ka, et siuksed asjad tuleb jooksma ära saada ja siis saame juba rohkem ka nii-öelda filmida ja ringi sõita veel rohkem avastada, et me oleme nagu üritanud kuidagi balansseerida seda mõlemat, aga küll me saame jooksvalt vaadata, kuidas see vlogide rütm üldse siin Austraalias tulema hakkab. Jah, aga proovime oma toimetused tehtud saada ja äkki saame siin ennast mugavalt sisse seatud. Äkki leiame endale mingi päris pesakesega. Ütleme nii, et me käisime seda korterit vaatamas ja me väga ei suuda siiani uskuda, et see päriselt on. Päris hea pakkumine tuli vist. Me väga... Loodame, et kõik on nii, nagu tundub, et on. Jaa, me oleme lihtsalt nagu... Vaatasime suu lahti ja ei saanud midagi muud peale jah öelda. Et ütleme, et Eestis sellist luksust nagu lubada ei saa endale. Me pole siin kumbki veel päevagi tööl käinud, aga lubame endale igast asju juba. Ja nüüd tuleb lihtsalt leida töö, mis selle kõik kinni maksab ilusti. Ja eks me näitame siis, teeme roomtuuri, kui asi on ametlik ja võtmed käes. Tuli selline geniaalne idee minna päikseloojangu ujumisele või ta ei olnud planeeritud päikseloojangu ujumisena, aga kuna vahemaad on lihtsalt Sydney, võtavad nii kaua aega. Kõik on lähedal, aga igale poole läheb kaua. Me sõitsime 30 kilomeetrit umbes kokku ja üle tunni aja, et siia saada, aga mega mõnus ujumine oli. Mina tulin töö juurest otse ja natuke üle 2 tunni siis kokku. Me käisime nüüd Kmartis shoppingul uuesti. Iga päev juba peaaegu sattume sinna. Aga täna siis oli eesmärgiks voodipesu ja rätikud, sest et homme hommikul ootab meid ees kolimispäev. Mitte, et meil oleks väga palju mida kolida, aga tundub ikkagi juba siuke suur asi, et ärkame ilmselt enne 6 hommikul, sest Ander peab jõudma 8 tööle. Koos kogu selle Sydney liiklusega, siis hiljem ärgata ei saa. Nii et kell on praegu juba 2:10 saamas, liigume Airbnb poole ja siis õhtusöök, asjade pakkimine ja oodame homme kõik kenasti kaasa võtta. Kell on 6:15, me oleme pakkinud endale asjad kokku ja jätame selle kohaga hüvasti. Täitsa armas, täitsa nunnu. Et jah, isegi tuleks veel. Jah, aga nüüd on aeg edasi liikuda. Teeme siis nüüd ühe normaalse roomtuuri ka lõpuks. Siin on välisuks, mille juures ma seisan. Jalanud jätame siia, kuna tegemist sooja riigiga, siis üleriiete panemiseks kohta ei ole. Siin on lihtsalt mingi selline esikukapike, allkapid. Panipaika on nii palju, et me ei jõua isegi nagu ära täita kõike. Ütleme, kõik on, kapid on nagu, kõik on panipaigad siin. Et mis meil olid siin olemas, kõik nõud,
kahvlid, noad, klaasid, meil on nõudepesumasin, ahi, gaasipliit, isegi putukaspreid oli jäetud, mis on nagu Austraalias eriti oluline, eks ole. Nii, ühesõnaga tasapinnaruumi on jõhkralt, külmkapp on mega suur, näitan siit poolt seda kööki, väga uhke. Siis elutuba, siia tuleb diivanilaud, teleka alus ja telekas ka. Et need on veel, kuna see kõik käis vist nii kähku, siis jah, neid praegu veel ei ole. Aga diivan, ühesõnaga ka, täiesti mõnus, mugav diivan. Siin on rõdu. Tuleb ära koristada, kohe siin vastas käib ehitus. Tuleb veel uusarendused, see maja on täiesti tutikes, vist eelmine nädal võtmed kätte saadud siis. Nii, siit läheb meil katuse terrassile. Selline automaatne süsteem on siit lülitist, aga kuna praegu seal on nii palav, siis ma ei hakka sinna minema, seda näete millalgi nagu nii hiljem ka. Aga ma juba käisin seal päevitamas korra, aga ütleme jah, et kuum on. Nii, aga käime siis allkorrusel ära. Siit läheb esiku kõrvalt läheb trepp. Ja jõuame meie magamistoani. Täpselt samasugune rõdukene. Voodipesu tuleb täna. Tekid padjad või voodipesu käsi meile Keimardist ostmas. Aga ülejäänud tekid padjad saame siis täna. Ja nagu ikka siis kapiruumi jälle jõhkralt. Maast laeni lihtsalt ruumi. Siin ukse taga on veel ka üks kapp. Ütleme jah, et me ei suutnud neid isegi kõiki ära täita. Siin oli vist peegliga ka veel, siia ma paningi meie enamus asjad ja peeglike. Nii. Siin on jälle panipaika maaslaeni taas kord. Ja siin on meil kraanikaus ja pesumasin ja kuivati. Nii et ka need on olemas ilusasti. Saan pesu hakata siin normaalselt pesema. Siin on panipaik asjade hoiustamiseks. Tolmuimejad asjad. Ja vannituba. Nii. Käisin just pesemas ka. Väga mõnus oli. Ühesõnaga, selline on siis meie esimene pesake Sydneys. Ja me oleme mega rahul, saime mega diili. Ainus miinus on see, et lihtsalt linnast on ta suht kaugel. Et nagu me oleme juba siin rõhutanud ka, et vahemaad ei ole pikad, aga igale poole sõidab nii kaua. Seal hulgas siis ka Bondaisse ja kesklinna igale poole. Aga Sandril on tööle minna väga hea lihtne, et see on nagu üks suur boonus selle juures, sest et muidu lähevad juba need kütsikulu hinnad või kütsikulu lihtsalt läheb nii meeletult lappama. Aga tänane plaan on minul siis see, et lisaks selle kodu organiseerimisele ja koristamisele, mille ma nüüd siis ära tegin, ma pean hakkama vloge töötlema. Need on meil väga järjekorras ootamas ja tööd pean otsima. Ja siis Sander ongi praegu tööl. Kui ta tuleb, siis meil õhtuks on ka ikkagi mingid plaanid, et lähme tähistame ilmselt seda kodu. Nii et näeme õhtul. Nagu lubatud sai, siis näitame ka terrassi. Meil siis niimoodi korteri 3. korrusel. Selline pisikene. Sealt tagant sõidab siis metroo, aga seda ei ole eriti tuppa kuulda. Ja siin ees on suur ehitusplats järgmiste majade jaoks. Aga üldiselt on äge. Mõnus on. Siin on siis kõigil sellised ja alumistel on terrassid või rõdud. Nagu meie päevad siin välja näevad, siis Sander jõuab töölt koju, me istume autosse ja me hakkame sõitma kuhugi poole ja see sõit võtab aega tund aega vähemalt. Siis ka praegu me läheme tekkide, patjade, telekaluse ja teleka järgi või? Köögilaua. Mitte telekalaua. Mingi asja. Okei, ühesõnaga me... mingi laud, mingi kapp, tekid padjad. Ja siis peale seda lähme poodidesse
jälle on kõik toiduvarud otsa korral ja siis veel ka võtame Flojood sellest Jotši kohast, mida me juba vist, ma ei tea, ma ei mäleta, kas ma filmisin ka, aga see on ka üks mega hea siuke külmutatud jogurti koht. Ja siis lähme magama, sest siis on kell juba mega palju. Jah, lihtsalt seal nüüd siis on täna mingi diil, et saad 2 seda asja ühe hinnaga. Me kasutame võimalust ja tähistame seda korteri, uut korterit. Ütleme, et see ei olnud päris see, mida me ette aimasime, et see on siis Jotši järjekord. Läheb sinna taha, kõik on täis rahvast. Ma ei kujuta kaua siin ootama peab, päris rits. Sellised jogurtid. Täna võtsime said ka. Ja ma ei tea, vaatame, kas oli väärt ootamist. Eelmine kord ainult jogurt oli mega hea. Täna proovisime mingeid uusi lisandeid ja värke. Nii et Maarja teeb oma pildid ära ja siis on lubatud sööma hakata. Me käisime nüüd toidupoes ära. Arve oli $118, mis ma ei tea, kauaks meil sellest toidust kestab, aga senimaani me oleme käinud poes suht iga päev ja iga päev on läinud ikka siuke $20-30. Ja praegu me ostsime mingid majapidamise asju ka, mida vaja oli, nii et jah, mingitel hetkedel tundub nagu ei ole üldse nii kallis, et on suht Eestiga sama, siis mingid asjad vaatad, et on ikka kallid. Näiteks juustuleti ääres oli küll see, et isu läks natuke üle. Aga samas mingid lihaasjad ja sellised on kui mitte odavamad, siis sama hinnaga vähemalt. Et palkade juures me ei hakka rääkima sellest, et siin on väga palju normaalsem kõik see hinna ja palkade suhe, aga jah, siis kui veel tööl ei käi ja palka pole saanud, siis on natuke valus ikka. Aga nüüd lähme siis koju, kell on 9 läbi jälle, lähme paneme külmutatud pitsad ahju, sest muud süüa ei jõua teha täna. Ja siis on magama. Istume siin trepi peal selle tõttu, et meil ei ole siin uues kohas veel liiga palju mööblit. On veel päris palju tulemas, kujundamas. Et tõmbame ikkagi selle vlogi nüüd kokku. Saime näidata esimest nädalat Austraalias. Edusamme oli päris palju. Ja Juhtunud on palju. On kiiresti toimunud. Aga põhilised asjadest on korda aetud. Jah, minul on veel tööd vaja. Muud asjad peaks olema nagu sellised enam-vähem paigas ja hästi. Et elame suht päev korraga. Me ei tea, mis elu siin toob, kuhu me otsustame minna. Endiselt me ei teadnud ka valida väga. Me teadsime, et me tahame seda working holiday viisat Austraalias teha, aga ega meil niisugust kindlat sihtkohta ei olnud, et kuhu nagu kindlalt peame minema või elama hakkama. Et mõtlesime, et Sydney on niisugune hea koht alustuseks, suurem. Kuigi ega me tegelikult ei tea, kas on. Et kindlasti me tahame liikuda ka Queenslandi mingi aeg. Perti osas ma ei ole veel kindel. Tahame avastada, näha ikka Austraaliat mõnelt igalt poolt ka, mitte ainult seda Sydney ümbrust. Et nagu üldiselt meid juba vlogide vahendusel nagu teada on, et siis me oleme sellised teada-tuntud seiklejad ja kogu aeg nagu püsimatud sellised, et kogu aeg on vaja midagi avastada ja ringi liikuda. Praegu oleme Sydneys. Proovime natuke oma eelarve uuesti paika saada. Kulutusi on oma jagu olnud siin vahepeal. Ja vaatame, mis edasi saab. Edasi võtame teid kaasa ilmselt juba järgmistele seiklustele, mingitele roadtrippidele, mingitele väljasõitudele. Me natuke mõtleme, kuidas neid vloge teha või kuidas see graafik nagu olema hakkab. Miskipärast praegu on sellised mõtted peas, et äkki sellised kuu kokkuvõtted teha, et näidata nii-öelda mingid klipikesi jooksvalt filmida ja siis panna mingi kuu video kokku. Aga vaatame, mis sellest kõigest välja tuleb. Hetkel teeme tööd, naudime elu, käime vahepeal ringi. Seame ennast siin uues korteris ilusti sisse. Ja
vaatame, mis siin kõige sellest asjast saama hakkab. Äkki kukub tempo ka natuke maha ja läheb rahulikumaks, sest praegu on olnud mega tormamine kogu aeg. Aga kui midagi põnevat toimub, siis eks me ikkagi jälle jooksvalt anname teada ja filmime. Sest et päris äge on nendele videotele ikkagi tagasi vaadata. Ja näeme siis juba järgmises videos. Uute siiklusteni. Jah, lähme tripima. Lähme tripima.